Süga peksa. Mine perse. Aga mis sa just tahtsid öelda? Mul on niisugused külmavärgid. Heidi, kus me oleme? Me oleme Paides. Me oleme Paides. Meid on lahkesti vastu võtnud sel korral Wittgensteini põgenemistoad. Me oleme majas, mis algselt kuulus Roosna-Alliku mõisnikule Stackelbergidele. Nad ehitasid siia selle oma suveresidentsiks ja aastal 1919 muudeti see siis Paide linna haiglaks ja haiglana tegutses ta väga pikalt, peaaegu terve sajandi. Siin on olnud sünnitusosakond, siin on olnud kirurgiosakond, siin on olnud loomulikult morg, siin on toodud inimesi lahinguväljalt vabadussõjapäevil ja loomulikult ka maailmasõja ajal, maailmasõda tee ajal. Nii et sellel kohal on päris pikk ja värvikas ajalugu. Mine tea, kas me kohtame siin mõnda õnnetut patsienti, kas me kohtame siin mõnda vana aadlikku, aga igal juhul siin on kuuldud naisterahva valukarjeid, uksi on kuuldud paukumas ja praegu, nagu ütlesin, toimib siin väga tore põgenemistuba. Me jääme siia täna esimest korda. Nii kauaks kui kannatab. Nii kauaks kui kannatab. Ajalimiit ei ole, nii et sellest tuleb tõenäoliselt kaheosaline saade. Meie kaamermees lahkub mingil hetkel ja me jääme kahekesi, kui väljas on pime. Aga lähme siis vaatame, mis meid ees ootab. Tere taas meie siin. Ja selline ta siis ongi ja võime nüüd lõpetada. Teeme väikse ringkäigu. Siin on olnud kõikjal palatid ja seda karjumist on kuuldud teisel korrusel. Meil on siin mitmed toad kasutada ja eks me siis vaatame, kust me alustame. Aga võib öelda, et see on sellest hetkest alates, kui me siin sisse astusime täna, see on nagu maksimaalselt creepy. Sest et nagu juba siuke raskus on siin, vaata, või siuke õhus on siuke. Lähme võtame meie staabist trailcam'i ja meie käsikaamerad ja lähme ülesse. Ja lähme ülesse ja siis mõtleme, mis meil esimene katse võiks olla. Okei, see siis filmib siin. Ärge palun siis keegi teda ümber aega. Lähme siis ja paneme trailcamera kuskile ülesse. Me praegu siis sätime üles erinevaid staatilisi kaameraid, kes iganes te siin olete. Te võite käia nende juures külas, endast märku anda, ennast ilmutada, see oleks eriti tore. Üks variant on ette siia. Teine variant on ette siia. Siia? Ahah, su süda ütleb. Tahaks siia. Nii, mida ütleb sinu tunnetus? Alustaks Spiritboxiga kuskil
alustaks alt. Alustame alt. Jah. Okei. Ma olen nõus. Ega vastu ei saagi vaielda. Ja ma pakun, et alustaks sellest toast, kus on see voodi keset tuba ja kapist lähevad teised toad. See tore koht. Kuidagi ei ole seda fiili, et siin oleks kunagi olnud mingi tore suveresidents. Et siin on ikka täiesti see tunne, et siin on haigla, haigemaja. Kus see tuba oli? Siin samas, jah? Jaa, see on see... Jesus Christ! Ma tean, jah, see on nagu... error. See kott. Paneme kassipallid siia enda ette. Jaa. Ukse peale ma panen siis meie vana ustava Spiritboxi. No okei, ütleme, et ta töötab. Küll mitte nii lähedalt või nii kaugelt, kui ta vahepeal on seda teinud, aga töötab. Aga töötab. Ja kuna see on laste tuba, vist siin on nukud ja mul on tunne, et ma pean siia voodisse panema midagi. See oli mina. Don't you dare. Nii, kes meiega siin on, siis te teate, et sellised pallikesed on, mida te võite puudutada ja siis nad hakkavad niimoodi toredasti tegema valgusshow'd ja äkki teil on ka huvitav. Heidi, sa ei tunneta mõnda kohta, kuhu kindlasti panna või? Seal samas, kus ma enne panin tulekustu, oli vastik. Aga see võis ka ainult selle pärast vastik olla, et tuli läks kust. Me peaksime mõlemad olema super tundlikud praegu, sest ma olen täiesti kurnatud. Me teeme suhteliselt... Ma olen ka täiesti autis. Ja, me teeme suhteliselt seda Project Fear'i praegu, et me oleme järjest nädala aja jooksul 3 kohta. 3 kohta teinud järjest. Ma panen ühe veel. Pluss ma magasin eile öösel 5 tundi. Mul tuli natuke kauem, aga... Nii et kui me ööseks jääme, siis on tõenäosus üsna suur, et ma jään kogemata magama. Ei tea, mis saab küll meist. Aga hästi see ei lõppe. Thanks. Näe. What the fuck? See sama koht, kus sa ütlesid, et pole. Aga hästi see ei lõppe. Oh no! Teeme nii, et lõpeb hästi. Mul on siuksed külmaväljad praegu. Ma võin käe südamele panna ja öelda inimesena, kes käis eile õhtul Dublini Coast Bus tuuri peal, et see seal ei olnud ligi lähedaseltki nii hirmus kui see, mida meie sinuga teeme. Okei, hea teada, I guess. Vaatajatele, kõik vaata, everything for content. Okei, aitäh sulle, et sa puudutasid seda palli ja vabandust, et ma reageerisin, aga mul on ka, ma tunnen, mul tagumiku peal ka karvad püsti praegu, ma isegi ei teadnud, et mul seal karvad on. Aga kas sa saad äkki veel puudutada? Pane sisse. Oota, istuks äkki korra vaikuses. Kuuleme vaja. Ja seal on ka siis üks punane valgus, mille juurde võib minna ja seda haarata. Siis on kassipall seal voodi peal, loo peal ja kuskil siin põranda peal oli veel 2. Hea algus. Hea algus. Kas me karjumist kuuleme? Noh, see minu oma välja ette. Ma olen, kui ma karjumist kuulen, siis ma olen läinud siit. Ma võrdan ka. Aga samas, kui sa võtta sünnitusvalud, me mõlemad, noh. Jaa, aga kas me teame, et need on sünnitusvalud? Selle tunneb ära ju. Ema süda.
üks lugu oli, mille ma leidsin ajalehest. Mul ei tule selle naise nimi praegu meelde ja ma sellest teen võib-olla siis Kikimoorides pikemalt nagu räägin. Aga ma leidsin hästi väikse jupi selle kohta, kuidas siin oli siis sünnitanud üks naine, nimega äkki oli Liisa. Ja saadeti siis siit ära koju beebiga ja ta oli siis beebi jätnud kuskile, see hammakõrvaga sinna rootajamb. Ühesõnaga kuskile heinakuhja siis jätnud beebi ja siis see beebi leiti sealt. Seda, kas see nüüd leiti siis elusalt või surnult, ta ei olnud selles paaris reas, meil on aega rohkem nagu otsida, aga oli siis kirjas siuke lause, et Liisa on kinni peetud ja teda ootab kange karistus. Mõtle, milline meeleheide see peab olema, et sa teed sünnituse läbi ja sa lähed ja sa paned oma beebi kuhugi heinakuhja. Jõhker. Õudne, me oleme ikka õnneks nagu ajas palju edasi tulnud. Okei, mul on külmaväli nüüd. Teen. Trademark. Ma panen käima. Valmis või? Väljamaks? Jah. Tere! More. Tere. More. See kõlas nagu meesterahva hääl. Kas sa oled siin olnud patsient? Olin. Kuidas ma täiesti vastupidi? Kumb siis? Kas sa olid patsient või mitte? Kas sa töötasid siin arstina? Mulle ei meeldi see hääl üldse. Kas sa olid kirurg? Paides on mingi väga tugev raadiojaam. Kas sa meile oma nime ütled? Aga kas sa ütleksid äkki, me ei olegi tutvustanud ennast. Mina olen Taki. See on Taki. Sügapeksa. Siis meil on siin Heidi ja kaameramees Asko. Kes sa oled, kes seal selle palliga mängib? Praegu. Tere. Naine. Sinu hääl kõlas küll väga sõbralikult. Tere, kes sa oled? Tule räägi julgelt või keegi hoiab sind tagasi või? See hääl nagu. Aga see on tore, et algus on hea. See on fantastiline tõesti, see on imeline, ma olen nii excited. Ja ma üldse ei taha minema joosta.
aga te ei ole väga jutukad. Miks see nii on? Kas teil pole väga palju jõudu? Kas me häirime teid kuidagi? Me ei tulnud iseenesest halbade kavatsustega ju, me tulime lihtsalt teie lugu kuulma ja rääkima seda teistelegi edasi. Kas siin on äkki ka mõned Stackelbergide külalised või aadlikud? Teie ei pruugi eesti keelt midagi üldse osata. Aber du kannst sprechen in Deutsch. Vahepeal tuleb nagu hästi vaikselt mingit sükest. Äkki prooviks mikrofoonitut? Paneme muidugi. Siin toas. Paneme muidugi. Ime hea plaan. Meil on nüüd niimoodi, et minu oma on Lennu režiimi peal. Ja võtame siis nekrofooniku välja, mida me pole kasutanud põhjustik väga. Mäleta, mida viimati üldse kasutasin. Aga korter 3 sent. Korter 3 sendisse väga häid tulemusi. Nii, läheb. Äkki teile meeldib see masin? Aga me võtame arvesse ainult eestikeelseid sõnu. Hei. Kas pahane läheb? Kõrva. Miks? Me oleme siin selleks, et teiega juttu ajada. Kas enne see meesterahvas, kes ütles tere, kas ta oli arst? Ei. Kas ta oli patsient? Oli. Tere. Taki. Issand. Okei, see mees patsient, mis sinuga juhtus? Ma tean, et see oli üks jalgadega mingi juhtum. Kas sul oli midagi jalgadega? Mul on hoopis tore küsimus. No. Mis teile meeldib? Kas see meeldib? Kas see pall meeldib? Mine perse. Täiesti nagu mul on ka praegu. Aga kas me saaksime rääkida sinuga, kellele see pall meeldib? Tere! Tere, tere! Pall. See oli lapse hääl. Kas sa olid siin lastehaiglas?
no mingid laste piiksakesed tulevad läbi nagu. On jah. Kas sa sündisid siin või sa olid haigena siin? No hea tahte jooksul puhul oleks võinud sealt sündisin. It's a stretch. Ma just tahtsin öelda täiesti puhtalt. Ma just tahtsin öelda. Aga mis sa just tahtsid öelda? Magasin ära. Ups, teed. Kuhu me järgmiseks peaks minema? Sellega selgelt nagu tuut, nagu kolm nagu mingi No. Minge. See kus minge? See sama naine, minge. Võib. Kuhu me lähme? Kas see teine? Teine. Või ma kujutan ette? Pärast üle kuulama. See oli ka midagi täiesti selgelt praegu. Ma ei taha seda pärast mõndis kuulata. Ma võtan ise siis selle. Võta. Kas sükene aus küsimus vahele? No. Et kas te olete valmis meiega siin öö veetma? Hea meelega või hea meel? No, kas said? Nii, palju teid on siin? 20. Ma kuulsin 120. Ma loodan, et oli 20. Mis see õige arv on? Ütle uuesti. Palun. 5. Tere. Olin ema. Jah, see oli konkreetne praegu jälle. See sama hääl jälle. See sama hääl, jah. Kas sa surid siin sünnitusel? Haige. Kas ma siin jälle siin oli mees? Kas siin on praegu süke juhtum, et siin on üks laps, kes otsib oma emmet, aga emme on ka siin, aga te ei ole kuidagi kokku saanud? Oore. Siin on nii külm. Üleval on hea jahe just. Nii, see ilusasti käib. Seda tegi Heidi. Okei. Sul on ka õue tulla äkki korra. Ma tulen õue.
Okei, räägime väljas ära selle praegu. Räägime selle praegu ära, sest et see on nagu kreeps lihtsalt. Nagu lihtsalt, ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga on. Nagu pole vist juhtunud seda, et mitte kordagi võtate vahel. Õnneks meil kaamerad mingid sees loodetavasti filmivad. Igal juhul tulime välja eelmise võtte järel väike paus, tuua kooki. Nagu ja ühe saia, mida ei lubanud, aga... Ja Heidi pani siis ust endale kinni, üks oli juba kinni pandud. Kui järsku? Käis ilge, kärakas. Midagi kukkus. Midagi lendas, jah. Midagi lendas. Ja nüüd me lähme vaatama, meil ei ole mitte midagi kaasas, me lihtsalt julgen isegi sisse minna, enne kui Asko tagasi on. Lihtsalt seisime siin täiesti nagu dumbfounded. Me pidime tegelikult tegema plaani, kuhu me järgmiseks läheme. Me lihtsalt ei suuda, sest me oleme täiesti nagu... Et kõik see suurepärased mõtted jääda siia võimalikult kaua ööseks on... Läinud, peast pühitud. Kui me siin kahekesi suudame vastu pidada 2 tundigi pärast seda, kui Asko on läinud, on hästi. Ma arvan, et see on väga positiivne mõtlemine hetkel. Jaa. Igal juhul lähme vaatame. Lähme vaatame, võtame teise telefoni ja siis uurime, mis siin kukkuda võis. Aga oota, kus sul võti on? Jah. Okei, siis keerame sellega lukku, nagu hästi. Okei. Nii. Kaamera seisab seal. Okei, nii et see ei olnud kaamera. See ei olnud kaamera ja ma nagu reaalselt ei taha minna sisse. Mis asi see oli? Reaalselt ma ei taha minna. Oleme tagasi. Mis siin kukkus? Ei tea, esimesel korrasel. Mulle ei meeldi, see on füüsiline, vaata. Saan aru, täpselt sama. See on konkreetselt füüsiline, mulle ei meeldi see asi. Ma pean võtma vist valgusvihu. Ei, las ta olla, ma nagu tunnen, et ma pean. Okei, jätame nüüd meelde, et siin nurga taga on kohe see kott, mis meid ehmatab. Kaameraga on kõik okei, nagu... Mis asi see kukkus? Aga mis asi see... Kas need kargud või? Võib-olla. Peame jälle vaatama enne, ma filmisin siin midagi vähemalt. Sest see oli ülilähedal uksele. Jaa. Midagi sükest. Ma arvan, et me peame tegema kohe praegu selle ülevaatamise pausi. Ma proovin korra seda ust ka. Ma filmisin telefoniga enne siin. Olid või? Noh, see läks kuidas kinni on ja. Ja siin on kõik nii nagu enne. Asko ütles ka, et ta mäletab, et kargud olid püsti. Ma nagu ei mäleta, et ma sinna vaatasin, aga... Okei, aga nüüd me peame tegema selle lihtsalt. No vaatame ära. Okei, me tuleme üles. Mööda veriseid jalajälgi.
hambaarst või? hambaarst. inimesel on 32 hammast. hakkama saab 26-ga, ütles minu hambaarst. ahah. Let's go. Ma panen huvi pärast tööle samaks ajaks Spirit Talkeri. Ja vaatame, kas vastused tulevad sarnased. Mitu teid siin on? I like using this. No väga tore. Ma polegi tükk aega seda kasutanud ühelgi investigationil. Aga ütle, räägi ka läbi Heidi, palun. Kes siin on meiega? Sa võid meie nimesid öelda? Vene keeles midagi. Kas sa oled venelane? Kas eesti keelt üldse ei oska? Ma igaks juhuks ütlen, et kui kaamera või mikker võtab karjumist, siis see tuleb väljast. Siin päeval on nii raske olla. Kas küsimus oli hea küsimus? One man here. Ja siin tõesti on üks mees. Arvate? Me ei arva, me teame suht kindlalt. Kas see oli valukarja või see oli Heidi? Läbi minu. Ahah, okei. Seda ma palusingi jah, et teha läbi Heidi. Kas sul oli valus siin? Mida sinuga tehti siin? Läbi minu. Kas see läbi minu võib tähendada ka Otse. sünnitust? Lapsed tulevad läbi naise otse. Noh, niivõrd kuivõrd. I'm a protector. Näed, Meeskond. keegi kaitsja ja meeskond ja harilikult on sünnitajate juures terve meeskond, kes teda kaitseb. Kas sul oli siin keegi, kes sind aitas? Kannata. Kas sa kannatasid palju? Generosity. Laps. Generosity ja laps omal ajal. Kas su lapse vastu oldi lahke? Kuidas sinust hoolt kanti? Hea. See on hea, et sinust hästi hoolt kanti. Kas sa oled see ema, kellega me oleme siin natuke saanud rääkida? Veel. Kas sa tahad veel meiega rääkida? See on väga tore. Religious. Siin Spirit Talker ütles usklik. Kuidas sul usuga lood on? Siin toas on üks usuga seotud ese. Kas sa saad öelda, mis see on? Tegelikult mitu. Üks on mul kaelas ja üks on siin laua peal. Mida kaamera? Oled sa? Mis ma olen? Veel. Oled sa veel? Nii, jätka.
meie oleme veel siin küll jah, ma ei tea, kui kaua, aga see maja on nii eksitav kuidagi. võib-olla. Täitsa kindlasti. See on nii keeruline, kuidas see... Dad, vaata. Ma just vaatasingi sinna jah, et nagu kuidas see üldse kunagi on olnud nagu kellegi suveresidents, et ta nagu... Siin ei ole jälgigi enam sellest mõisnike mingist uhkusest. See on ikka siuke vana haigla. Väga vana haigla. Kas su isa oli siin haiglas? Keegi mürgas. Tal oli siis vist väga valus. Noh, Mis temaga tehti? I'm guilty. Mis temaga tehti siin? Kas sina oled süüdi selles, et tal oli väga valus? Kes sa oled? idi. Ära lõpeta selle sõnaga nahku. Ja me ei lähe I'm siit afraid to talk. Stopp. samal ajal. Kas te tahate, et me ära läheksime? Kuhu tuppa me võiksime järgmiseks minna? Ryan, 100% kindlusega ei ole siin olnud ühtegi inimest, kelle nimi on Ryan. Ryan Angelos, huvitav, mis Ryan Angelosest saanud on? Üks päev jäin mõtlema selle peale. Sa mäletad teda, kõik mäletavad teda, on ju? Näe. Kas sina näed, mis Ryan D'Angelo, või oli ta D'Angelo? D'Angelo. Ja. Aha, ja mis ta saanud on? Mis ta teeb praegu? Naeris. Mulle meeldib, kui nii läheb. Ma tegin veits jah nalja praegu ka, aga tegelikult tahan teada, ma ei viitsi guugeldada. Ma praegu ei hakka guugeldama, meil on siin masin käib ja... I worked here. Sa ütlesid seda enne ka, et sa siin töötasid. Sinuga. Kui sa tahad öelda, et sa töötasid siin minuga, siis sa viitad sellele, I'm afraid to talk. et sa oled ka siin ja sa tahad meiega tondijahtimist teha, aga sa ei julge rääkida. Vaadake, siin on Heidi, vaadake kui ilus. Palun. Jah, palun vaadake, ta on ilus. Tal on käes masin, mille kaudu saab rääkida. Ta on tundlik inimene. Ta tunneb, kui te katsute teda, aga ei ehmatage teda väga. Liiga ei tohi teha, kaasa ei tohi minna. Öelge talle sõnu. Head aega. Mitte neid sõnu. Teisi sõnu, et te tahate, et me veel oleksime, et te... Ümbruses. Olge ümbruses. Kes need kargud ümber ajas? Vist kuulaksime siit seda ka, kui sa rõmpood hakkaks. I've spent years here. Et sa olid aastaid, ja mõned inimesed olid aastaid haiglas. See on tavaline värk. Aga kui sa ütleksid näiteks selle sõna H-I-G-L-A välja inglise keeles, siis ma oleksin impressed. Praegu ma veel väga ei ole. Mingid asjad olid huvitavad. Et samal ajal tuli meeskond ja I'm a protector. Siin töötas palju inimesi läbi aegade. Sanitarid ja arstid ja kirurgid ja õed ja põetajad ja
ja loomulikult on hea. no suht hea on, kui need inimesed haiglas töötavad, sest muidu ei töötaks haigla väga hästi. Ühesõnaga, ma saan aru, et kes iganes praegu läbi Heidi räägib, et tal oli siin hea. Oled sa nõus meiega ka läbi kõlari uuesti rääkima? Mis siis ikka? Aga tore, aitäh. Aga kas sa suudad öelda välja nüüd selle koha, kuhu ma praegu mõtlen, et me võiks edasi minna? Või ise pakkuda midagi, aga see ole... Good evening. Jaa, tere õhtust. Kuhu edasi? Mingi laps karjus. Ma sest lapsest kõige rohkem kahju vist. Ma loodan, et ma saan kuidagi ühendust temaga ja saaks talle öelda, et ta võib edasi liikuda. Ja siis ta leiab oma ema ülesse. Oleks prii. Ja oleks prii, jah. Oleks vaba. Mõnusalt 30ndate kõnepruuka. Ütle viinastunud. Faces in fog. Väga hea. See on väga hea. See oli vastus selle kohta, kuhu ma tahan edasi minna. I did bad things. Me kõik oleme teinud elus halbu asju, nagu nimeta mõni. Aga Faces in Fog. Ma tahan minna tegema spiritit sinna tuppa, kus on see põrgutuba. Faces in Fog, noh. Kuuleb ta. Oota, mida ma küsisin viimati? Ma küsisin, mis halba asju sa tegid. Turvaliselt. Väga hea, et on turvaliselt, aga lähme siis sinna tuppa või? Olgu, teeme siis praegu väikse pausi. Heidi on vist suht trantsis. Beware of the dark. Me kordame pimedust niikuinii. Noh, mis tunne oli? Kes Raadselt oli päris palju. Mees oli enamus, üks mees ja seda naist tuli ühe korra vist ainult. Okei. Siin oli mõned asjad, mis läksid päris huvitavalt kokku. Et ta ütles I'm a protector ja kohe tuli otsa generosity ja samal ajal sina ütlesid meeskond. Ja me rääkisime sellest, et kas sünnituse ajal oldi sulle toeks ja ühesõnaga mina rääkisin nagu sünnitajaga omast arust mingi aeg. See oli mees. Aga ta ütles läbi minu. Collapse. Jah, kogu mu maailm praegu kukkus kokku. Ja siis siin tuli Ryan ja siis ma ütlesin no way in hell, nagu siin keegi Ryani nimeline kunagi on olnud ja siis ma küsisin, et huvitav, mis Ryan DeAngelis on saanud ja siis sa ütlesid naeris. Oh my god. Aga ma proovisin. Aga see oli siis sama mehe hääl nagu kogu aeg. Okei, ma proovisin, et ta ütleks, kuhu me järgmiseks läheme, sest minu mõte on minna põrgutuppa. Ja ma tahtsin, et kas siis läbi sinu või siit tuleks nagu mingi vihje sellele, mida ma mõtlen oma peas nagu enne, kui ma välja ütlesin selle. Ja siis tuli Faces in the Fog. Ma arvan, et see on hea vihje. We're taking this and running with this.